Nii, hetkel on selle seadme näol on siis tegu sellise meelelahutuskeskusega, mis aitab sisustada väga meeldivalt siis reisijate aega sellel pikal teekonnal või kellelgi on lühem teekond, et igal juhul selle aja hetkel saab igaüks valida kas sobiva muusikapala kuulamiseks, sobivad mängud mängimiseks, filmide vaatamiseks, filmivalik on väga lai, 70 erinevat filmi erinevatest žanritest, nii et kui on huvi ühe või teise kolmanda sellise sisu vastu, siis kõike siit saab valida, neid mänge ja siis filme. Aga kui on enda seade kaasas, siis bussis levib tasuta internet, nii et saab ka oma seadmega vaadata täpselt neid kanaleid, mis siis endale kõige rohkem sobivad ja mida võib-olla selle ekraani peal ei ole. Ja kui oma seadme aku peaks tühjaks minema, või on see telefon, või on see meie nuhvel või kuidas me seda nimetame, siis saab alati istme alt ka voolu, nii et meie oleme loonud väga mugava keskkonna selleks, et reisija tunneks ennast algusest lõpuni sellise hästi teenindatuna, puhanena, kui ta jõuab pika teekonna siis kas Kuressaarest Tallinnasse või kuskile siis muusse vahepeatusse. Ja mis võimalused siin veel on? No, kui nüüd rääkida sellistest nii-öelda enne reisi sellistest asjadest, siis loomulikult peaks ära mainima piletiostu keskkonna, mis on tavaliselt inimestele üks esimesi sellise nii-öelda tootega tutvumise kohti, et kas ma saan piletit osta mugavalt ja kust kohast, mõned ei tule kodust väljagi, ehk siis internetipiletid on olemas, teepileti äpp on olemas, et on võimalik väga operatiivselt ja lihtsalt saada siis nii-öelda pilet ilma kodust väljumata, samas loomulikult Kuressaare bussijaama kassa seda müüb, nii et siis piletit ostes tasuks kindlasti ka nüüd tähele panna seda, et siis selle Lux Expressiga kaasneb PINS lojaalsusprogramm, mis tagab siis soodustuse juba alates sellest hetkest, kui seda temaga liituda, siis kantakse juba teie konto peale 10 reisi ja sealt alates hakkavad reisid siis kogunema ja kui need reise on siis astmestikuga, kas siis on 25 või üle 35 või üle 40, et siis ka tegelikult on võimalik jõuda siis allahindluse tasemeni -40% ja väga soodsalt sõita väga luksusliku ja mugava bussiga. Nii et see on siis piletimüügi poole pealt. Ja piletimüügi siis nii-öelda eripära on veel see, et teepileti siis müügisüsteemist on ainsana Eestis võimalik osta piletid vahepeatustest. Nii et tulles peale kas Liivast või Orissaarest, et selleks ei pea tulema Kuressaare bussijaama piletit ostma, nii et sõita algab sealt, kust te ikkagi peale tahate tulla. Nii et see võimalus on ka reisijatele loodud. Kuidas on ruumiga? No ruumi igal juhul jagub, et see on meie üks selliseid eesmärke ka, et me nii-öelda väärtustame väga reisija poolt seda nii-öelda privaatset talle kuuluvat ruumi, et esimene siis nii-öelda eesistuja, kui langetab oma seljatoe, et tahab ennast mugavalt tunda, siis seljatugi ei peaks nagu võtma seda minu privaatsust ära ja selleks on ka, ma arvan, et Lux Expressil Eesti kõige suurema siis istmete vahega selline istmepaigutus. Nii et ka sellised pikemad inimesed tunneks väga mugavalt ennast ja loomulikult istmed saab veel ka külje peal liigutada, nii et kui ka seda küünarnuki tunnet päris ei taha, et siis saab ka selle sisemise käigu istme nii-öelda natukene eemale tõsta. Nii et see on siis veel mugavuse poole pealt. Siis terve reisi vältel on loomulikult avatud tualett, nii et kellel tekib vajadus, saab alati seda külastada, nii et oleme teinud kõik selleks, et igatepidi reis kulgeks hästi mugavalt. Mis marsruuti sõidetakse? Et hetkel sõidetakse marsuuti, mis katab ära ju tegelikult siis Saaremaal vähemalt kõik siis nii-öelda saare osad, loomulikult Muhu kõik teie tähtsad peatused, et kokku on trassi peal siis ligi 30 peatuse kohta, nii et enne kui bussist Tallinnasse jõuab, nii et see päris ei ole selline nii-öelda otsast lõpuni, et istud siin peale ja vahepeal välja lasta, et on alati võimalik ikkagi see vahepeatusk endale leida, nii et see on ka üks võib-olla erinevus tänastest Lux Expressi marsuutidest, mis rohkem on sellised kiirliini tüüpi, et ka sellel on kiirus on olemas, aga lihtsalt need väiksed peatused on just sellised, et seal on harva, kui inimesi on, me võtame nad ikkagi peale, nii et siis me lõppkokkuvõttes ju teeme selle ajatase ikka praami järjekorras seistes, nii et see, et kas me jõuame Kuressaarest praami järjekorda 5 või 10 minutit varem või hiljem, et see tegelikult väga palju seda lõppteekonda ei muuda. Nii et endiselt me sõidame samamoodi nii, nagu kõik bussid ka sõidavad, nii
et see peaks olema jälle hea nagu selline erisus ja võimalus ikkagi nendele, kes Kuressaares ei ela, aga tahavad ikkagi selle bussi peale tulla, nad saavad seda teha poole tee pealt. Ja sihtpunktid siis, mis siis nüüd alates tänasest liitusid Lux Expressi marsruutidega, on siis niimoodi, et me Kuressaare käime 2 korda päevas edasi-tagasi Kuressaare-Tallinn suunal, siis 1 kord päevas Tallinn-Haapsalu, siis 1 kord päevas Tallinn-Võru, aga väga tihe liiklus käib ju tegelikult siis Tallinn-Tartu vahel, kus on täistunni ekspress, siis käib väga tihe liiklus Tallinn-Narva vahel, on väga sage liiklus Tallinn-Pärnu vahel, nii et tegelikult Lux Expressi võrk on väga lai ja kaetud, nii et sõites siit mandri peale, siis saab ka seal koha peal veel edasi sõita, teha sama kvaliteediga ja koguda samamoodi sama lojaalsusprogrammiga punkte ja reise, nii et on võimalik terve Eesti sellised põhikohad ära katta sellise luksusliku reisiga. Et sügisest alates on ka võimalus siis parandada veel seda nii-öelda väljumiste aegu ja praegu me teame, et ega siis me tuleme küll hommikupoolsetel kellaaegadel Tallinnast Kuressaarde, aga samas ei ole meil Kuressaarest hommikupoolset väljumist Tallinna poole. Ja see ei ole nüüd see põhjus, et me ei tahaks sõita, vaid selle lihtsalt loob tänane tingimus ja seda reguleerib Maanteeamet, nii et Maanteeamet on kehtestanud siis ka, on ta siis praeguste vedajate kaitseks või reisijate kaitseks, et seal väga suurt segadust ei tekiks, sellised kriteeriumid, et kui juba iga poole tunni tagant või 3/4 tunni jooksul on suurtest kohtadest väljumine olemas, sinna uut väljumist peale ei anta. Ja paraku meil hommikul Kuressaare suunast väljumist ei ole, aga kindlasti sügisest see olukord muutub, kus uus ühistranspordiseadus hakkab kehtima 1. oktoober ja selleks hetkeks me anname endale kõik, et me saaks siis teha ka selle trassi selliselt täiuslikuks, et me mõlemas suunas saame sõita hommik, lõuna, õhtu. Nii et ma usun, et ka siis natukene kannatust ja saab see liinivõrk väga täiuslik olema.